Tšau! Mõtlesin teha täna veidi spontaansema vlogi, see hästi lühikese lihtsa. Olen minema jooksma ja plaanisin teha veidi pikema trenni, et viimased 4 aastat olen ma reaalselt tegelenud käinud ainult jõusaalis ja nüüd üle pika aja olen uuesti võtnud kätte, hakanud lisaks jõusaalile natukene ka jooksutrenni tegema. Nii-öelda nooremas eas, kui ma gümnaasiumis käisin, tegelesin ma üldse jalgrattaspordiga ja samuti ka jooksmisega päris tõsiselt. Et jah, nüüd põhimõtteliselt 4 aastat pole üldse peale jõusaali midagi muud teinud, aga nüüd vaikselt uuesti olen hakanud jooksma. Lisaks jooksmisele on siin sees natuke enesekarastamist ja seda Wim Hofi teemat, mis mul on ka hästi aktuaalne üldse viimane aasta olnud. Et plaan ongi, et ma jooksen oma maakodust 12 kilomeetrit Äntu äärde ja siis tahaks ideaalis kuni 20 minutit vees olla. Teatavasti Äntu vesi on äärmiselt külm, sest seal on ülipalju allikaid ja see on tõesti külm. Kui 20 minutit ma olla ei suuda, siis 10 minutit tahaks ikka olla. Ja seetõttu tuleb ka minu kaasa mu isa lihtsalt turvalisuse huvides, et ma ei oleks üksinda vees. Aga praegu hakkame jooksma siis 12 kilomeetrit Äntu äärde, 20 minutit vees ja siis idee poolest 12 kilomeetrit tagasi. Pole ammu nii palju jooksnud, et 24 kilomeetrit tuleks siis. Vaatame, kuidas jalad on. Võib-olla tulen sõidan pärast isaga tagasi, aga seda näeme pärast. Ja jah, et asume siis teele. Võib-olla te kuulete, megatuul on ja sellise avara maa peal, kus tuul on otsa vastu, on ikka mega raske joosta. Vihma läheb seal taga, ilus vikerkaar on. Mul on juba praegu tunne, et kogu see käik ei jää nii pikk, kui ma algul arvasin. Ja ma ilmselt jooksen Äntuni, olen vees ära ja kuna isa tuleb nagunii sinna, siis võib-olla sõidame tagasi. Mul juba praegu tuli 1 või 2 kilomeetrit juurde. Sealt, kus ma arvasin, ma saan otse. Ma ikka ei saa. Nii et võib-olla 13-14 kilti tuleb ikka. Rahet hakkas just sadama. Päris külm on ka, ütleme nii, et võiks isegi paksemalt riides olla. Pärast seda külma vees olemist kindlasti ei tohiks tagasi joosta. Umbes 4 kilomeetrit veel minna. Siit näitabki Äntu allikad. Olen jõudmas nüüd Äntu mõisaparki. Pole kunagi siin käinud. Vaatame, milline see välja näeb. Või mingi kilt minna veel vist? Ma ei tea. Ai, ma tulen. Jõudsin nüüd siia Äntu Sinijärve äärde, aga pikka juttu polegi. Mingid sukeldujad tulevad ka siia, ma tean sukeldujad isegi. Sukeldujad siin ka lipsoga, siis on päris külm. Aga siin ma olen Äntu Sinijärve ääres. Tahaks olla 20 minutit vees, vaatame, kuidas läheb. Kui suudan ka 10 olla, on väga super. Mul töötas Polari äpp taustal, pulsiandur oli ka küljes, aga ma ütlen, räigelt tuuline oli, et mingi siuke väga hea madala pulsiga jooks ei olnud. Jooksin suht kaua ka, 14 kilomeetrit ja tund 27, aga miks nii kaua läks, oli seetõttu, et ma panin tihti ka kaamerat filmima, jooksin edasi, tagasi, tulin kaameral järgi. Siin see treening siis on, keskmine pulss oli 164, päris kõrge. Aga nüüd siis ruttu ujuma. Ütleme nii, et see vesi on ikka sootuks külmem kui see Luhamaa tiigivesi. See vesi on ikka räigelt, see on nagu talvevesi. Nii et vaatame, kas ma 5 minutagi sees suudan olla. Päris külm. Jalad juba annavad tunda.
täis ja. 10 minti täis. Vesi oli palju külmem, kui ma arvasin, aga see oli see, mida ma tahtsin, et vesi oleks nagu talve temperatuuril. Päriselt. No mulle on igasuguseid. Vaatan jah. Nüüd tagasi koju, teen seal viimast kokkuvõtte. Olen nüüd Äntu äärest tagasi ja tegelikult on isegi hea, et ma tagasi ei otsustanud joosta, sest et kell oli juba päris palju ja praegusel ajal juba päike loojub päris vara, aga ma tahtsin paar tundi enne päikese loojumist veel siin jõe ääres jäälindu vaadelda, sest et täna ma oma maa kohta väga tihti ei satu, aga täna leidsin ühe jõe äärest esimest korda uue koha, kus on jäälindu ja hommikul sain ka päris head pildid, vaadake, pildid on siin, see oli reaalselt nii, et istuin maha, olin nendes samades riietes, mingi parritilk mul polnud ja läks mööda 2 minutit, jäälind tuli istus lähima oksa peale, see on väga head kaadrid. Et nüüd loodan veel kedagi kohata, aga sellega vlogi siin lõpetangi. Hea 14-kilomeetrine jooks ja esimest korda niivõrd külmas vees 10 minutit. Miks ma ka tahtsin siin septembrikuus selle video teha, oli seetõttu, et septembrist alates olen ma nüüd reaalselt iga päev külma duši teinud või kui on võimalik olnud, siis ka ikka ujumas käinud. Kui ma siia maale tulen, siis ma teadsin, ma kindlasti oma päevased ujumised tahan teha need päevad, kui ma maal olen just Äntu Sinijärves, sest see on niivõrd külm vesi. Ja siis ma mõtlesingi, et sinna on 12 kilomeetrit. Okei, mul tuli 14 kilomeetrit ja sealt tuligi see mõte, et jookseks 14 kilti sinna, teeks oma ujumise ja 14 kilti tagasi, aga täna siis tagasi ei jooksnud. Nii et tulevikus on võimalik tagasi joosta ka, aga ma jõudsin ka oma jäälinnu kohta kohale, nii et jääme siis ootama. Vaadake, mul on kaamera siin maas ja ise olin ka just siia pikali visanud ja siis jäälind tuli ja sain väga lähedalt pildi, sest nagu te näete, siis see tagumine oks, mis seal on, jäälind oli seal tagumise oksa peal ja nagu mega lähedal, no siit on 3 meetrit. Et ma ei ole kuidagi peidus ka, nii et see oli päris lahe.